Ako mama. Ako sa minu nagu kuskil minu ukse, kus on kuuskede all. Suurte kuuskede all. Männi õhu saab sõõrmetesse, siis on kohe selline puhkuse tunne sellest lapsest peale. Minu kodukondis olid ainult lepavõsad ja siis ongi nii, et kuidagi Männi ja õhuga seostub nagu puhkamine, sest me käisime suvitamas mere ääres Häädemeestel alati. Siis kui ma sain Epuga tuttavaks ja tulime, hakkasin Elvas käima, siis kuidagi moodi siin oli kohe nagu selline puhkuse vaib oli kohe, ainult et näpud ikka sügelevad. Saad seda ümber köie panna? Niimoodi va? Niimoodi me ka ei saa panna seda, mul on tunne. Kuule, aga proovi selle korviga saada korva alla. Paneme Juhani korvi. Saad sa korvi alla lasta või? Me siin vaatasime, et siuke huvitav puu kasvab, et siia sobiks nagu midagi ehitada, midagi onnikse taolist lihtsalt. Mõtteks, eks ole, mõte arenes ja sellest väiksest onnikesest sündis selline majakene tegelikult. Nii, läksime. Sain! No mõte oligi selles, et kuna see mäng läheb, selle onni keskelt läheb, eks ole, kaheks. Ta oli ilma onnit oli ka väga nii dekoratiivne. Aga just, et ma kartsin neid suuri tormiseid, mis nüüd sügise võivad ka tulla. Et ta murrab lihtsalt selle männi ära. Et oleks võinud lihtsalt millegiga ülevalt kokku siduda. Ma mõtlesime, et kui juba teha, siis et hoiab maja seda koos. On. Mis asi? Et maja hoiab nii kahte aru koos. Jaa, see on vähemalt ettekääne, kui mitte põhjus. Miks hakata mässima? See mets
mis siin on, eks kõik need kuused on tugevalt üle 100 aasta vanad ja sealtpoolt ongi siuksed tugevad tuuled. Siin on väga palju puid kogu aeg maha. Näete, kõik metsast maha kukkunud puud siia toodud ja uluvad ära. Mingi ettekääne tuleb leida kas või tagantjärele. Need kuused, mis siin on, ma olen ära mõõtnud, need on üle 30 meetri on nad kõrgel. No see hari on praegu, see hargnemiskoht, männi hargnemiskoht on kuskil 5 meetri kõrgusel on ja see katusehari praegu on täpselt 10 meetri kõrgusel maapinnast. Siin ongi, ei ole veel õieti tormi ongi, näed. Kuutüügas on ja ongi juba üks kuus, kelle siruli maas. Rain oli maaler, jah. Mina tornisin. Ja poisid ka nikerdasid ja värvisid üleval. Ja. Kõik andsid väikse panule. Täpselt. Ida pidas kohvikut. Tegi liivakooka. Mida? Sina tegid liivakooka meile. Pidasid kohvikut. Tuli 3 meetrit seda kõige mõnusamat ja turvalisemat ehitusala välja praakida, sellepärast, et oli dilemma, et kas ehitada piisavalt madalale, et siis kui lapsed hakkavad sealt alla hüppama, et nad viga ei saaks, eks. Või siis ehitada piisavalt kõrgele, et neil üldse ei tuleks pähe hüppama hakata. Ja siis see keskmine osa nagu jäigi kõrvale nendel kaalutlustel, siis tuligi ta kõrgele teha. Mida ma siin pühkida on? Mitte midagi. Lehepuru ja värgid. Vaata, kas siin on palju okkaid. Joo. Kas need on kuuseokkad või männiokkad? Männi. Tundub, et männi või? Minu arust siin on isegi kuuse. Aga mõlemaid on. Ja. Ega sul jahe ei ole õigus? Trepp olid tegelikult muidugi enne onni ennast juba valmis. Tuli teha valmis, et materjali ja kõik muud üles vedada, et endal oleks lihtsam liikuda. Ja putukaid oli seal või siis nad on sisse kolinud, võib-olla nad tahavad talveks jääda meile sinna üles onni talvituma või? Sai küll projekteeritud ja tehtud skeeme ja värk, aga ja nüüd kaldeid arvutatud ja suurt sellest ikkagi nagu lõpuks palku ei olnud, et sündis ikka niimoodi koha peal ja kuna mul materjal oli väga hea rotitud saekaatrist. Ja võid aknaga lahti teha, kui tahad, kui sa saad. Mitte minema. Palun minge aknast välja. Saekaatrist ma sain väga head praakimaterjali, selliseid vägevaid. Need on 5x20 prusse, propellerist prussid. Et kui see materjal oli käes, siis see otsustas ikka ära, et trepp peab tulema ka selline toekas ja soliidne, et ei saa lihtsalt mingi igerik olla. No ja siis sinna takka otsa muidugi see määras jällegi ära, et onn ei saa tulla väga igerik, kui juba selline korralik trepp sinna üles viib. No kuidas on, mis putukad teevad ida? Tunnas. Ja ma ei saa veel akent ka kinni. Jaa, see jäi iseenesest seisma see teine aken, mis muidu ei püsigi. Las ta olla lahti praegu. Aga ma seda puud siin, seda haralist puud vahtisin sealt trepi pealt juba mitu aastat.
vahtisin teda ja ta ei jätnud mind rahule ja siis kuidagimoodi vist ämm vihjas sellele millalgi, et nii ohtlikult kuidagi harali tunduvad need ladva, need kaks haru, mis nagu teineteisest lahku kasvavad, et äkki saaks nad kuidagimoodi kas üks hoopis maha võtta enne, kui ta ära murdub või tõmmata nad kuidagi kokku ja siis loomulikult tänapäeval on ju sellised head lahendused sellistele probleemidele nagu koormarihmad. Koormarihmad ju kannatavad tohutut tõmmet. Sinna tekkis mõte, et sealt ülevalt kuskilt 10 meetri kõrguselt tuleb siis koormarihmadega kokku tõmmata need kaks haru. Ja need koormarihmad tõesti ongi seal üleval, otse katuseharja all praegu. Ja tõesti hoiavadki seda puujurakat koos. Siit nad hargnevad, eks ole, selle kõrgus nad hargnevad, see on siin praegu 5 meetrit, kus nad hargnevad. Ja nüüd veel 5 meetrit kõrgemal siis Anni katuse harja juures on see koormari, otse harja all, läheb läbi katuse. Aga no sinna ei olnud ju võimalik pääseda kuidagimoodi. Et nii kõrgeid redeleid ei olnud isegi Kraamos ega Ramirendis võtta, no mingid tõstukid ja asjad, aga nendega ju ei tule siia. Maa on pehme ja need on kallid ka ja kui redeliga ei ulatu, siis tuleb lihtsalt alustada madalamalt, kuskilt nii 4,5 meetri kõrguselt, nagu praegu see alumine platvorm on, eks ole, alumise korruse põrand. Sest siia pääses redeliga ligi ja selle siis panime kõigepealt paika ja siit sai juba edasi ehitada, eks ju. Sest ühe korrusega nagu nii Anni juures ka piirduda ei saanud ja siis tuli teine korrus ja Anni ehitamise mõte tuli sellest, et me olime varem rääkinud sellest palju, et me tahaks endale oma puuonni. Ja siis mina olin vahepeal läinud suvel ära ja kui ma tagasi tulin, siis ma nägin siin puu otsas paari sellist alustala. Ja siis Antti ütles, et ta on hakanud siia puuonni ehitama ja kui puuonnil oli esimene korrus enam ei olnud valmis, siis Antti pakkus mulle ja mu vennale, et me võiks redeli ehitada, millega teisele korrusele pääseks. Ja siis tegime tapid ja siis lõime mäeltega need pulgad sinna tappidesse. No onu Madis ütles alati nii, et võt, see on kõige tähtsam, et elus kogu aeg oleks tööjärg ees. See on debiilne muidugi natukene. Nagu inimene peaks päevast päeva rühmama, eks ju. Aga midagi sellist on, et mingi hõredus on neil hommikutel, kui ei ole midagi teha. Ja kui ei ole sellise nagu täitsa lebo või sellise lihtsalt laisklemise režiimi peale nagu sattunud. See on muidugi ka jumalik, kui see õnnestub. Ja no, üldiselt õnnestub, kui seda natuke pikemalt niimoodi ette võtta. Aga no jah, et tööjärg peab nagu ees olema ja niimoodi on väga hea uinuda, kui sa täpselt tead, et võt, kus sa nüüd jätkad siin järgmisel päeval, et kus on mingisugune sõlm, mis on vaja lahendada, et võt, kuidas sa seda nüüd teed, kus on mingisugused, eks ole, et kuidas sa pääsed sinna mingisuguse otsa peale, kuidas sa toestad seda või teist, siin mingit prussi, eks ole, millega seod. Aga kirjutamisega muidugi on natuke selles mõttes keerulisem, et jah, sul on küll, sa tead, kus maal sa umbes oled, kui sa mingit pikemat teksti näiteks kirjutad. Ja siis on väga hea niimoodi mulgutada nagu enne uinumist. Ja võivad väga head mõtted tulla, aga see on muidugi see oht, et öö jääb magamata, kui need mõtted väga selgelt juba kuidagi peas kuju võtavad ja hakkavad järgmisi mõtteid tekitama. Et selles mõttes meisterdamine või ehitamine on turvalisem, et ei ole karta, et käsi öösel nagu iseenesest, ma ei tea, haamri või sae järele haaraks, et pastaka järele on ta ju küll haaranud kõikidel. Keegi ütles kunagi niimoodi, et ükski raamat ei ole midagi väärt, kui tema nimel ei ole vähemalt ühte ööd oma elust ärkvel viibitud. See on täitsa nii on ja ma usun ka.
aga noh, vanni ehitad ikka päevasel ajal. Kuigi noh, söömata ikka unustad vahepeal ja puhkamata. Me viskasime vennaga korvpalli ja siis parasjagu me kuulnud äikest üsna lähedal selja taga. Mõtlesime, et hakkame tuppa minema ja siis järsku kuulsime kuskil eespool äikest. Mõtlesime, et äike on juba üle läinud ja siis lõi välk. Kõik läks valgeks ja puuonnist hakkas tossu tulema. Näed, need lehed siit pärsatis ära. Siin küljes oli see tross, mille sisse ta lõi, maandamata trossikene. Sest plaan oli ju, Rainil oli ju plaan onni elektrifitseerida. Või Rain tuli ettepanekuga, et tonn tuleb elektrifitseerida, siis tõmbas siia trossi. Ja siis võt need kõik pärsatas siit ära lehed on ja akna tõmbas mustaks. Ei olegi jõudnud ära puhastada veel. Aga ma tegin siin küll, näed, ja siis siin näiteks, eks ju. See on ka äikese, lõi siit liistu lahti lihtsalt niimoodi. Ja siis siit ülevalt lõi, võt siit lõi, näed, selle prussi pani lihtsalt, pani lihtsalt põmaki ja selle prussi nagu, katki. Siin olid ka suured liistud olid lahti. Aga kuna siin on ühendusi nii palju, eks ju, ja ta sai kõvasti raputada sellest. Aga mingit hirmu, et ta nüüd, et midagi kandvat oleks nagu fataalselt järele andnud, seda kindlasti ei ole. Mina arvan, see oli Zeusi märk. Zeus andis märku, et jätke see nali, jätke katke see plaan, et tonni elekter sisse tuua, sest mina olen kõvem. See on üks pikemaid, eks ole. Ütleme, ära kuiva samal ajal, siis ma langetasin ta maha. Ja siis, kui ta juba seal maa peal pikali oli, siis vaatad, oi, kui palju. Nad pidevalt tormiga murdusid ja kui see suur puu kukub näiteks selle aja peale, siis ta lööb põrandani välja. Ma sain siit hukka palke ja mitme aasta kütte. Siin metsas ma olen mütanud küll ja küll. Andul on tädipoeg, kes õpib linnas mingit tehnikaasja ja siis tädipoeg August on ehitanud raadio. Ja Andu võtab snitti siis selle raadio pealt, kus tädipoeg mängib Saksamaa muusikat ja Tallinna laulu ja mis see siis on, mis see ikka on, see on plekist kast on, eks ole, suure peaga kruvi on seal küljes ja traadid lähevad aknast välja ja Andu otsustab, et tuleb järele teha see asi. Ja otsibki kuskilt välja siis mingi plekist purgi ja leiab ühe sobiva kruvi ja tõmbab traadi otsad aknast välja ja siis kutsub kõik oma kodused kokku ja kuulutab siis, et nüüd tuleb Tallinna muusika. Ja siis keerab seda nuppu, aga midagi ei juhtu. Je suis Andu. Mina olengi see Andu. Kõik tuleb järele teha ja ära teha, isegi kui neid teoreetilisi teadmisi napib. Ehitusmehaanika, eks ju, või see selline staatiline mehaanika või selline inseneeria, et seda annab täiesti õppida ka niimoodi katse ja eksituse meetodil. See on täiesti ammendamatu valdkond, seal tõmbed ja surved ja raskuste jaotumine ja kõik tohutult põnev.
projekteerimisest päriselt ei pääsenud, kuigi suurem osa ikkagi neid insenerlikke lahendusi sündis siin koha peal, aga mingi põhiplaan pidi ikkagi olema, et siin näha, et on see teise korruse põrand on 6-nurkne, see põhiplaan, et siia mahuks ühele poole puud mahub magama üks inimene ja teisel poole 2 inimest ja et ülevalt ta peab minema kolmanda korruse või 3. platvormi koha peal ta peab minema 8-nurkseks, sellepärast et läbi katuse on vaja aidata need 2 puuharu. Ja eks ma vaatasin muidugi ka neid, praegu on ju materjali laialt saada internetist, YouTube'ist, Pinterestist, kust iganes, et puuonn on ju kultuuri universaal, et igal endast lugupidaval Ameerika poisikesel peab puuonn olema ja nii edasi, aga need kippusid olema nagu suuresti, mitte kõik loomulikult, mõned olid tõeliselt arhitektuursed taiesed, aga suurem osa neist kippus olema lihtsalt nagu selline lihtsalt nagu putka või majakene, mis on puu otsa hiivatud või upitatud. Et sellist ma nagu ka ei tahtnud sugugi, et ma mõtlesin, et ta võiks ikka väga hästi just istuda nimelt selle puu otsa, istuda siia metsaservale, istuda siia hoovi. Et ta ilusasti sulaks selle keskkonnaga. See oli mulle väga tähtis. No vot jah, ja rohkem mul mingit järelevalvet ei olnud, kui projektijuht Johan Part oli ainult kogu aeg tema valvsa silma all kõik toimus. Ja nüüd me oleme siis teisel korrusel, siin on dormitoorium, magamisasemed. Siin saab siis veeta öid, poisid on siin oma sünnipäevi pidanud mitme öiseid ja suvel me oleme kõik siin mõnusasti maganud. Hea on magada, kui on palju õhku pea kohal, et see on selline võrdlemisi kõrge ruum. Kui ma ei ole selline intiimse pugeriku või sellise pelgupaiga austaja või selle nagu olnud kunagi. Minu meelelaadile sobib rohkem just avarus, kõrged laed. Ja siis ma mõtlesin ka, et olgu ta peale ka onn, eks, aga tal peaks ikkagi olema ka mingi selline kõrgusse küündiv, mingi selline nagu sakraalne mõõde. Thank you.